Alustan siit siis uut juulivloogi. Tundub, et tuleb üks vloog kuus praegu siin suvisel ajal. Et vaatame, kui see elutempo läheb paika, aga praegu siis on 9. juuli ja mul on siis praegu lastega jalutuskäik metsas käsil. Kell on 3 umbes praegu, et ei lähme mööda rada. Et proovime ikka siia metsa saada, et pärast me vaatame puuke jälleks, et ma ükspäev leidsin omal kaela pealt ühe puugi. Jalutamas õnneks ei olnud veel kinni hakanud. Aga jah, et ta oli ka siin jalutas, jah. Ja Lindal on nii elav fantaasia, et ta näeb siin rebaseid üle tee jooksmas, mida mina ei näe. Aga tore. Mõnus. Ilmad on praegu jah läinud nagu korraks jahedamaks, mis mulle iseenesest sobib, sest siis on fookus rohkem tööl, et mul ongi praegu tööasjad. Oi, mingi kavaljo jooksis kappel. Nüüd oli hobune või? Jah. Okei. Et jah, tööasjadega on praegu niimoodi, et kiired ajad, et siis ongi hea, et ilm on nagu pigem kehvemapoolne, et siis ei meelita nii palju õue. Et fookus on siis õiges kohas ja aju töötab ka paremini kui jahe õhk. Aga siin varsti lähevad jälle ilmad ilusaks, eks siis jälle ma loodan, et siin mul on need põhitööasjad kvartal suletud ja olulised raportid esitatud. Et siis jah. Igal juhul, eks siis näis, millal ma jälle teiega juttu räägin. Terekene, käes on meil, pean vaatama, 11. juuli ja ma siis täna natukene jälle jutustan teiega, et ma parasjagu siin hakkan kohe lasagnet tegema, kuna meil on kapis nii palju piima ja mul on lasagneplaat, jah. Et kuna lasagne selle kastme peale läheb liiter piima, siis ma saan ära kasutada ühe piimapaki, meil on mingi 3 pakki piima. Et pahaks ei läheks, aga jah, et ma hakkan lasagnet tegema ja mis mul veel plaanis oli? Ma ootan ka kullerit, sest ma tellisin eile Stockmannist ühe süüa tellisin ja siis ma tellisin endale ka siukse ihupiima, aga nad saatsid mulle testeri. Ja minu meelest see oli avatud ka, et ma saadan selle testeri tagasi, et tahaks ikkagi päris uut toodet, aga see on, ma nuusutasin. See on super hea lõhnaga, et ma kindlasti tahan seda, et siis lihtsalt uus avamata pakend. Et jah, et pidi tulema, Wolt korraldab mulle siis selle kulleri, et kuller tuleb, võtab selle ja viib teise tagasi. Natuke tundub nagu tühi sõita, aga noh. Jah, ühesõnaga ma teen jah lasagnet täna ja me oleme siis olnud siin jah juba mingi peaaegu kuskil 5 päeva oleme juba siin olen lastega üksi olnud ja siin, kuna mul on nüüd see juulikuu, et nüüd ma olen ametlikult tööl, et suht selline kvartali sulgemine mul praegu käsil, et kuidas ma nüüd nagu ilma abita saan oma tööasjad tehtud, et ongi praegu paras siuke proovikivi. Ma nägin täna öösel und, kusjuures imelik und, et ma nägin, et mul oli prussakad olid minu peal. Ja siis mul oli nagu siuke vastik rõvedad, need olid mingid siuksed 10-sendised või isegi, nii suured prussakad olid. Ja siis ma mäletan, et kuidagi nagu pükste alt sealt jalaservadest tulid välja ja nagu nad ei lõppenud ära. Nad tulid kogu aeg mulle siin nagu, ma ei tea, minu pealt tulid nagu nad ja siis, kui ma neid nägin, siis ma nagu lõmastasin nad kohe ära ja nagu mõtlesin, mis kurat, kust te tulete, lõmastasin neid ja aga siuke vastik tunne oli ikka nagu, et ma ei tea, kas see on nagu seotud sellega, mis ma praegu siin parasjagu nagu, mis mul siin parasjagu toimub, ühesõnaga, jah. Et ma arvan, ma teen lasagnekest ja siis vaatame, mis edasi. Nii, me oleme nüüd jõudnud õue. Melinda sõidab oma tõuksiga. Me kärutame. Ilm on, tegelikult kui tuult ei ole, siis on päris palav ilm.
aga siin on ikka kõva tuul, ma ei tea, kuidas mujal Eestis on, aga siin on ikka tuuline ja ma vaatan üldse, suht kõik päevad on tuulised, isegi kui on soe. Et selles mõttes on nõme, nagu ei saa neid päiksevarjused ka lahti teha, et lastega õues veeta aega, et tuul lihtsalt puhub minema need igasugused, ükskõik kas telk või siis see sombria päiksevari või siis see suur, mis meil on nagu selle söögilaua kohale mõeldud, et suht ei saa kasutada neid, sest kogu aeg on lihtsalt jube tuul. Aga jalutame praegu ja me suht teemegi iga kord niimoodi, et meil on nagu rutiin, et peale lõunasööki lähme õue. Ja nüüd, kui on ilusamad ilmad, siis prooviks nagu pärast jalutuskäikuga veel aias aega veeta, et kiikuda ja niimoodi. Kui nüüd siin vahepeal vihmased ja suht külm ja ka tuul ja siis eriti ausalt öeldes õues olla ei tahtnudki. Aga nüüd on jälle suviseks läinud ja ikka oleme maksimaalselt õues. Penelopel on Melinda vana teksatagi seljas. Et tegelikult on suured, et ma käärin käised üles ja tegelikult saab kasutada. Et ma Melindaga ei tulnud kunagi selle peale, et võiks osta ala mingi 2-aastase riided ja siis saad vabalt kasutada. Saad nagu normaalselt ära ka kasutada, muidu kohe jäävad väikseks riided. Aga ma ei tulnud selle peale. Esmakord ema siis ei tulnud selle peale. Aga nüüd Penelopega ma päris palju taas kasutan ja ma vaatan, et ma saan kauem kasutada riideid. Muidugi uusi riideid ka lubame, et ei ole kõik kellegi teise riided. Tere hommikust! Mul on praegu kulmuvärv, sest ma endale ju kosmeetikat hetkel lubada ei saa. Nii et panin ise endale siis kulmuvärvi peale, vaatasin lihtsalt nii heledaks on läinud. Aga täna on pühapäev ja täna lubab ime ilusat ilma. Ma loodan, et tuul ka täna ei hakka häirima. Et lubab kuni 25 kraadi siin. Ja kuna täna on pühapäev ja üleüldse ma olen viimasel ajal mõelnud, et pühapäevad jätan endale natukene puhkamiseks. Et ma kindlasti täna puhkan, võib-olla ma teen õhtupoole tööd. Aga ma täna puhkan, ma ei tee arvutid lahti. Mängin lastega. Ma tellisin endale IKEA-st selle päevitustooli. Ma panen päevitustooli valmis. Panen sombria, panen lastele basseini. Ja proovin nautida ilma. Ja võib-olla mingi hetk läheme ka lastega poodi, sest et külmkapp on tühi. Jaa, meil on poodi. Laste lemmiktegevus. Ja proovime tänast päeva lihtsalt nautida. Aga praegu hakkasin keetma lastele putru. Ja teen endale kohe sidrunisooda jookiga. Meil on nüüd siin juba lõuna on käes. Melinda, on sul kõht tühi ka või? Siis ma lähen lõikan õuna varsti. Ühesõnaga, meil on juba lõuna käes, 12.30 ja Penelope ärkas lõunaunest. Ma jõudsin vahepeal siin natukene, siin on muruniidukist on jäänud järgi seda muruniidet või kuidas seda nimetatakse. Riisusin seda, panin komposti panin seda komposti kiirendit, roose lõikasin ja tegelikult ma peaks sellele robotile ütlema, et ta täna ei niidaks, sest ma vaatan, et muru läheb kollaseks juba. Ühesõnaga, jah, ja nüüd on lapsed siin basseinis mõnulevad ja ostsin kusjuures selle päevavarju, kust ma selle sain? Depost, üli hea ost. Ja siin nad on. Panin hästi vähe sinna basseini põhja, et Penelopel oleks turvaline. Ise võtan päikest ja vaatame, kaua ma siin jaksan olla. Võib-olla varsti korime asjad kokku, päike läheb liiga tugevaks. Vaatame. Nii, meil on nüüd jõudnud päev õhtesse. Täna oli super ilm, et täna tõesti tuult ei olnud ja lihtsalt olime põhimõtteliselt päris suure ajast. Olime õues ja lapsed olid basseinis ja ma sain natuke päevitada või päikest võtta. Mitte nüüd oluliselt, aga natuke. Ja
kui hommikul panin pesu kuivama, siis nüüd panin pesu kokku ja sorteerin siin. Penelope teeb mul seda suuga, teeb neid peeruhelisid. Õppis täna ära selle. Nüüd ta lasebki. Põhimõtteliselt jah. Kusjuures selle sain Temust. See käib nagu pisikeseks kokku pandav ühesõnaga selline jumalast mugav asi. Pesu kuivama panemiseks ja pärast siis nagu kokku korjamiseks. Ma ei hakka kasutan seda. Ja Penelope praktiseerib siin püsti tõusmist. Sina tahad püsti tõusta, jah? Kes on seal? Kell on kuskil, ma arvan, 8:30. Et kuskil 9 ma hakkangi lapsi magama panema, kuna Melinda lõunaund ei tee. Ma ei tea, kas sellises vanuses lapsed üldse teevadki. Lasteaias nad teevad, aga vist ikka teevad jah lõunaund. Ma ei tea, Melinda igatahes ei tee, juba ammu ei tee. Aasta jagu vist kindlasti ta ei tee. Kuule, sa tahad täitsa püsti seista mul? Sina seisad või? Ei. On nagu muu seas või? Okei. Noh, enam istuda ei taha või? Kuule. Mis? Ops. Ei, need juuksed lähevad sul silma. Nii, sorteerime edasi. Ühesõnaga täna siis oli, ja täna on pühapäev täna, et homme siis on töönädal algab ja täna ma tõesti lubasin enda puhata, et võib-olla kui panen lapsed magama, äkki ma siis natuke veel vaatan oma firma asju ja siis lähen ise ka varem magama. Ma loodan. Ja üldiselt palav on, meil on siin läheb toas nii palavaks, et eriti selle palavaga ei saa hästi magada välja ennast. Oi! Mis juhtus? Ja ma ei teagi. Kuule, sa oled ikka päris aktiivne siin. Et mina olen ikka see kõige parem ronimispuu, jah? Kes on seal? Ai, kes on seal? Vaata, kes on? See oled sina ju. See oled seal sina, jah? Oi, sa tahad hüpata. Boing, 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 boing. Be. Penelope. Hola. Nii, me oleme nüüd toas tagasi. Panin Penelope magama just ja teen selle paki lahti. Ühesõnaga, see on mul siin. Nagu ma tahan paberkrabinaid süüa. Ei või, ma tahan Penelopele. Karbi sees oli teine karp. Väiksem karp oli suure karbi sees. Teeme sellega lahti. Anna, kui sa teed seda. Mul on olnud alati sellised need kõige tavalisemad need nailonist või ma ei tea, mis materjalist need arvutikotid. Ma mõtlesin, et tahaks midagi viisakamat seekord. Ja ma ei tea. Ära palun kolista praegu. See oli selline.
tere hommikust, meil on juba käes uus päev, teisipäev. Olen siin köögitoimikonnas ja tegin just lastele putru, nüüd lõikan natukene maasikaid. Maasikad hakkavad läbi saama, aga mõned maasikad saab. Ja täna siis on sihukene värk, et täna tuleb mul, tähendab pakiautomaadis on 2 pakki ja 1 peaks tulema kulleriga. Ja ma vist pesen ära ka need maasikad. Ühesõnaga, plaan on siis selline, me sööme nüüd lastega ära. Täna oli äratus kell 7. Ma panin eile Penelope varem magama ka, siis oligi kell 7. See tegelikult on parem, kui ta ärkab varem. Sest siis ma saan teda õhtul panna varem magama ja ma jõuan õhtul tööd teha. Siis muidu on niimoodi, et eile ma töötasin peaaegu kella 2:30 vist. Ja kella 7 äratus, see on päris vähe magamist. Ma olen natuke uimane. Ma pean täna minema varem magama kindlasti, sest ma ei funktsioneeri niimoodi. Ja eks ma siis täna panen puhtalt kohvi peal. Ma arvan, et mul läheb rohkem kui 1 täis kohvi. Aga ühesõnaga teeme siis sööme ära lastega. Endale ma teen kama kusjuures. Mul on mingi kama ja mul oli keefirikotti kapis. Teen endale kama. Ja siis liigume Viimsisse. Ma võtan oma pakid välja. Ja siis on, ma arvan, kohe vaja panna Penelope magama. Ja siis ma arvan, et hakkan tööd tegema. Ja homme mul on juba esimene tähtaeg kukub. Ehk siis ma pean täna kindlasti palju tööd tegema ja siis kuskil seal vahel avame teiega pakke ka. Et tuleb selline ja siis ma pean veel lastega õue jõudma ja süüa tegema vahepeal, mul on lõhe vaja ahju panna. Ja mida kõike veel on vaja teha. Koristada ei jõua üldse. Aga täna on 14 ja 20. peaks Herman tagasi tulema, et Herman oli ära 2 nädalat. Ja olin siis ilma abilisteta, aga täitsa tehtav selles mõttes. No ainult see, et tööd on nagu keeruline teha, aga et lastega nagu lapsed mängivad ise. Nad peavad ise mängima, ega neil pääsu ei ole. Ja vaatame siis, kuidas see päev meil läheb. Nii, ma olen nüüd lastega siin poes ära käinud, nüüd liigume koju. Ja mis kell on? 9:48. Siis Penelope läheb tuttu. Nii, mul on nüüd Penelope magama pandud, aga ma siis sain, mul on 1 jahvapakk ja siis mul on 1 Stockmanni pakk. Nii et näitan kõigepealt, mis ma sealt jagast sain. Sain jagast siis sellise tagimoodi asja, et see on lihtsalt nagu, ma ei tea, vaba ja veetmiseks selline mugav asi, mida peale visata. Et nahktagi näiteks, täna käisin poes nahktagiga, et nahktagi on sellise ilma jaoks nagu liiga soe, et see on nagu rohkem selline, ma ei tea, 17 kraadi väljas, siis viskad lihtsalt selle peale. Niisugune tagi lihtsalt. Jah, ma arvan, et on okei, et näeb minu meelest täitsa okei välja. Aga varrukad on alati mul sellised, et need vist ei ole mulle väiksed. Jah, on väga okei. Kinnitan jagast siis selle ostu ära, aga teeme siis selle Stockmanni pakiga lahti. Et seal Stockmannis olid soodustused ja siis mul oli nagunii paari asja vaja ja siis võtsin sealt mõned muud tooted ka veel lisaks. Nii. Võtsin siis ripsmeduši, mõtlesin, et proovin sellise firma oma. Siis ma võtsin mingi juuksesprei. Proovida see peaks siis
ühesõnaga, ma ei tea, see peaks vähendama seda kahusust. Nii. Neid ma olen kunagi tarbinud siis, kui ma olin blond. Ja need olid päris head. Ja ma mõtlesin, et ma proovin, kuidas nad siis värvimata juuste peal toimivad. Võib-olla ei toimi üldse. Võtsin, see Pearl oli päris ilus valgetel juustel. Ja siis ma mõtlesin ka sükest vaniljat proovida. Ehk siis need on lihtsalt nagu toonivad balsamid või ma ei teagi, mis need täpselt on. Ja juuksed jätab päris mõnusaks pehmeks ka. Ja siis näokrem. Mõtlesin, et proovin Shiseido't. Ma pole seda kunagi proovinud, see oli seal hea soodustusega ja mõtlesin lihtsalt, et ma proovin. Et mul on kreemid otsas. Päris ilus selline purgikene. Eks ma siis õhtul proovin. Näetame, kas on hea. Ripsmen duši see pakend on täitsa ilus. Ja vaatan kohe, milline see hari on. Oota, proovin ühe käega. Hari on siis selline. No peaks olema okei. Ja ma näen, et seal on sellised kiud, need vist pikendavad ripsmeid. Kiud on küljes, ma ei tea, kas teie näete neid. Ja mingisugused need väiksed kiukesed, mis jäävad siis ripsme külge. Et vaatame, proovime sellega järgi. Sain just viimase paki kätte ja teen selle ka kohe lahti. Ja ma arvan, et rohkem ma see kuu küll midagi ei telli. Et jah, vaatame, mis mul siin siis on. Ma olen juba pikalt otsinud ühte ideaalset kaelakeed, millel on siis ripatsiks pärl ja ma leidsin sellise. Aga vaatame, kas see nüüd on see, mis ma nagu mõtlesin. See on kala. Ta on siis selline. Ma ei teagi, see kett on nagu väga kollane. Nii, kaelas on ta siis selline. Täitsa kena selline õrn. Ja ma mõtlesingi nagu, et kanda igapäevaselt, et ma tunnen, et ma nagu ei kanna üldse ehteid ja tegelikult võiks. Et midagi sellist tagasihoidlikku minu meelest täitsa kena sai. Mis te arvate? Et ta ei ole siuke nagu liiga priiskav ja selline, et nagu samas annab nii palju juurde. Me oleme nüüd otsapidi õue jõudnud. Kell on jälle kuskil, lõuna, kell 2. Jälle teeme uue tiiru ja siis lähme, ma arvan, aeda mängima natukeseks, kuni siis Penelopel tuleb teine õnnak. Ja siis see on jälle tööminutid. Aga täna on nii mõnus ilm, võiks ütlema. Et päike on soe, soojendav, aga samas on jahutav tuul. Täitsa mõnus ilm on täna. Aga ma tahtsin öelda seda ka, et mul peaks minema auto see kuu huldusesse. Ma pean aja panema, ma ei tea, kas jõuab juulisse või läheb augustisse, aga ma ikkagi otsustasin, ma vist ei pane veel autot müüki, et ma natuke lükkan seda edasi, et kuna arvatavasti Hispaaniasse läheme järgmine aasta, et siis lükkame edasi selle. No Hispaania arvatavasti lähme sügisel, et siis ma mõtlesin äkki järgmise aasta suvel teeks selle, või kevadel teeks selle autovahetuse ära. Et praegu las jääb niimoodi. Kogum veel seda sissemaksuraha, et mida suurem sissemaksu, seda väiksem on siis see liisingu osa. Et, ja vaatan lihtsalt, et mis seal autotööturul praegu toimub. 3 ma tahan. Lähme tagasi. Lähme sinna lõpuni? Ma lähen sinna lõpuni. Ja siis tagasi. Ma tagasi on sundi kivi. Ma lõgen tagasi. Siia ka kunagi äkki tulevad majad.
terve see lagendik peaks tulema kunagi maju täis. Aga ma ei tea, kas meie ka näeme seda kunagi. Projekti järgi siis, kui me seda siin nagu vaatamas käisime neid kodusid, kui me olime valimas kodu, siis projekti järgi maakler tegi meile müügijuttu, et siia peaks tulema ka lasteaed ja see mingisugune toidupood ja apteek ja mingid siuksed asjad, mingisugune nagu keskus, mingisugune keskus, aga ma ei tea reaalselt nagu, kas meie veel oleme siin, kui need asjad juhtuvad või liblikas. Lähme tagasi, jah. Või meie oleme siit juba selleks ajaks läinud, sest mina ikka unistan eramajast, et ma kuidagi, kui ma päris ausalt ütlen, siis ma kuidagi nii lähedal on need ridakas nagu naabrid, et kuna naabrid grillivad palju ja mitte et eramajas seda probleemi ei oleks, aga siis on sul kuidagi nagu kontrolli on rohkem nagu selle asja üle kuidagi takistada või. Ja praegu meil naaber on nii lähedal ja nad grillivad, see on kõik normaalne, selles mõttes see on normaalne, aga lihtsalt nende grill on siis täpselt meil nagu akna all ja siis aknad, kui on lahti, siis meil on kõik tuba täis seda. Esiteks alguses on see süütevedelik või ma ei tea, mis asi. Alguses on seda haisu tuba täis ja siis, kui sa ei jõua reageerida, siis on veel ka seda suitsu ja eriti ülemised aknad nagu. Ja loomulikult eks see käib selle asja juurde ja selles mõttes, eks me olemegi arvestanud sellega. Me ise ei ole veel kordagi grillinud, et jah. Ja tuul on alati meie poole, seega ükskõik milline naaber grillib, see tuul puhub alati selle meile nagu kuidagi. Ühesõnaga, need naabrite on rõõmud või mured, mida ma tunnen iga korraga järjest, et ühel päeval me siit lähme ära ja meil saab olema oma privaatne suure aiaga maja ja kindlasti ma olen palju targem siis ja ma uurin järgi, et juhul kui on maaküttega, et kuidas need torud ka maa all paiknevad, et selles mõttes me olime nii rumalad, et me ei uurinud. Et me lihtsalt olime nagu happy, et on hästi ökonoomne, aga me ei uurinud, et kus need torud paiknevad. Ja et tõsiasi, et tegelikult meil on küll suur aed, aga kogu see aed on nagu torudega kaetud, mis lihtsalt piirab nii palju. Et jah, et sellega ma oleks targem järgmine kord. Ja mine tea, kas meil hakkab olema ka kunagi Hispaania kodu. Ei tea, võib-olla. Oleks tore tegelikult, kui oleks teine kodu Hispaanias ka. Nii et, eks näis. Tere hommikust, on 16, kell on mitte kell, vaid 15 on täna ja ärkasime just põhimõtteliselt, meil Linda vist ärkas juba varem, aga unustasin eile köögi korda teha, nüüd nii nõme on tulla musta kööki siia. Kõik on nagu puhastamata. Ma hakkan siis sellega tegelema. Teedamale seda sidrunisooda jooki. Nagu ausalt, see aitab mul kuidagi ärgata, see jook. Et ma kohe, kui mul ei ole sidrunit kodus, ma kohe tunnen millestki nii hullult puudust. Et kuidagi mõnusasti mõjub see mulle. Igal juhul teen selle ära ja siis panen arvuti käima, teen mingid esimesed toimingud ära. Aga eile ma olin ka siis kuskil mingi kella 1 vist olin üleval, et täna ärkasime siis 8:30, aga öösel oli nii palju ärkamisi. Aga põhimõtteliselt magasin paremini kui eile või rohkem magasin kui eile. Aga ma tunnen, ma päris värske veel ei ole. Aga jah, et praegu siis teen ma selle sidrunijoogi, teen lastele süüa ja panen mingi plaani paika selleks nädalaks, et võib-olla saab minna mingi päev ka maale.
tere! Meil on nüüd jälle mitu päeva mööda läinud enne viimasest klipist. Meil on siin nüüd käes reede. Mul on küll tööpäev, aga hetkel lapsed Penelope ei maga, et siis ma tegelen muude asjadega. Kuni ta läheb magama, siis ma hakkan tööd tegema. Aga kell on praegu 14.14. Ja me käisime siin eile turul. Ostsime maasikaid, vaarikaid ja mustikaid. Ja panen suurema osa sügavkülma, aga suure osa sööme nagu värskelt, aga tahaks teha kooki, et ma mõtlesin, koos Melindaga hakkame tegema küpsise kooki, et ma tellisin siis neid selga küpsiseid. Mul on siin neid tavalisi, klassikalisi ja siis šokolaadiga. Ja siis mõtlesin ka panna seda halva puru sinna vahele. Ja veel mõtlesin seekord teha hapukoorega. Mul ei meenu, kas ma olen enne hapukoorega teinud. Tellisin hapukoort Voldiga ja loomulikult marju ja vahukoort. Ehk siis, ma muidu tein minu meelest koobimagreemiga, aga mõtlesin teha hapukoorega, et siis ei oleks nii, et oleks natukene nagu mitte nii magus. Mulle ei meeldi nii magusad asjad. Ja siis vahukoorega. Ja ma ei teagi, mille sisse ma neid kastaks. Kas kohvi sisse? Äkki ma teeks niimoodi, et kohvi sisse pool kooki ja pool kooki piima sisse, et Melindal oleks ka nagu, piimaga oleks siis nagu äkki Melindale. No proovime, vaatame, kuidas meil see asi siis välja kukub. No tere! Siin on nüüd järgmine päev jälle ja minu käsi kogu aeg käib niimoodi. Kui ma oma videosid järgi vaatan, siis mul kogu aeg. Selles mõttes on see vlogimine nagu kasulik, sest sa näed ennast kõrvalt ja oskad ennast nagu paremini hiljem kontrollida või ka näiteks kuidas rääkida. Sa nagu näed, mis parasiitsõnad sul on ja nii edasi, et selles mõttes see on nagu ka kasulik. Lisaks sellele, et sa lihtsalt mälestusi salvestad endale. Aga ma pean ütlema ka, et ma olen mingitest kompleksidest lahti saanud sellega ennast nagu videodest vaatamisega, et mille pärast ma enne põdesin nii palju, aga see võib olla vanusega ka, mis läheb lihtsalt üle. Aga jah, ühesõnaga, ma mäletan lihtsalt neid esimesi kordi, kui ma ennast nagu vaatasin vlogidest. Aga nüüd tänaseks päevaks mul on nii ükskõik või nii suva või ühesõnaga kuidagi nagu saad üle sellest, mis siin nagu varem nii väga häiris. Ühesõnaga, imeline suvelõhn. Till võrdub suvi minu jaoks. Tõesti. Aga nüüd ma hakkan siis neid hakkima, et siis sügav külma panna talveks. Et minule ei maitse, või mulle ei meeldi kasutada seda kuivatatud tilli. Minule meeldib alati külmast võtta värsket, sest sellel on siis mõnus tillilõhn ja nii edasi, et kohe tuleb nagu suvi meelde. Ühesõnaga, mul on niisugused 2 tükki, et hakkan neid hakkima ja panen külma. Nagu meil ei ole sääski sellel aastal, aga need suured, ma ei tea, kuidas neid nimetatakse. Neid on kõik kohad täis. Ja siis nad tulevad siia tuppa ja siis nad lihtsalt surevad ära siin. Ja siis põrand on täis neid kogu aeg. Ma korjan, et Penelope neid ära ei sööks. No ma praegu ilusti ära korjanud, aga näed jälle siin. Tulevad siia minu koju surema. Miks? Mis mõttega? Täiesti mõttetud tegelased. Me oleme nüüd jalutama jõudnud, kell on 2. Tilli sain neid 2 karpi, mis seal klipis oli näha. Sain 2 karpi ääreni täis, et panin siis külma. Nii et talveks on till olemas. Siis hetkin süüa, lapsed said söönuks, ise sain söönuks. Siis ma koristasin veits ja tulime õue.
täna on mega palav, ma vaatasin 27 kraadi, et on tõesti tunda, et õhk on mega palav. Aga hea on see, et tuuline on täna. Et mul kodus ka, et läheb nii palavaks, meil on alati toas on palavam kui õues. Et no mingi 2 kraadi, aga täna on 25 kraadi, et aga ikka kipub see toas olema liiga palav, et ma üritan Hermanni kogu aeg ära rääkida, et me peame investeerima selle konditsioneeri. Sellepärast ma ütlesin, sa pead panema lühikesed püksid. Et ma ikka üritan veenda Hermanni, et meil on vaja konditsioneeri. Ja ühesõnaga me jalutame. Õnneks on tuul, et see tuul jahutab. Jalutame ja siuke väike vine on ka õnneks päris laus päike. Ja siis lähme koju tagasi ja siis vist pesukest vaja. Ja siis pean lõppe magama ja ise hakkan tööd jälle tegema. Lähme nüüd sinna poole. Ei, lähme siia otse. Lähme otse. Hei, tere hommikust. Olen teel kontorisse. Täna on teisipäev. Täna on 21. juuli. Olen praegu Pirita teel. Liigun Tallinna poole, siis liigun kontorisse. Et Herman jõudis pühapäeval koju ja võtsin kohe 2 kontoripäeva, et lõpetada ära kvartal rahulikult. Arvestusega umbes 3 tundi saan süveneda rahulikult kontoris, et seal on väikene, et lastega on ikka siukest süvenemist vajavat tööd ikka natuke keeruline teha. Et kui tavaliselt ma jätan sellised süvenemist vajavad töölõigu töötundideks, aga siis on see, et lihtsalt unetundidest napsad. Aga praegu mul on siis see võimalus, et lähen kontorisse ja teen siis need sellised teatud töölõigud seal. Ja täna on suht jama ilm, nagu sügis, nagu reaalselt nagu sügis, 12 kraadi näitab mul auto praegu. Ja külm on jah, et ma panin isegi lausa jope selga, et aga õnneks lubab, täna on teisipäev, et ma vaatasin reedel on juba jälle 20 kraadi. Muidugi ma kujutan ette, mujal Eestis ei ole nii külm. Ilmselt mujal Eestis on soojem. Aga jah, ühesõnaga praegu on niimoodi ja Herman ma pean olema kella 8 tagasi kodus, sest Hermanil on mingisugune salvestamine. Või oli salvestamine, jah, vist oli. Viimsi aatriumis, ma ei tea, ma täpselt ei teagi, mida ta salvestab, et ei olegi nii kursis. Aga siis jah, siis tal on nädalavahetusel läheb jälle ära. Aga siis ta tuleb koju tagasi ja siis ta vist on 2 nädalat jutti kodus, et siin nüüd ta oli ära üle 3 nädalat või? Oli ära, peaaegu terve juuli oli ära. Vabandust, issand, ma ei saa aru, mis... jah, põhimõtteliselt jah, terve juuli oli peaaegu ära, et praegu on 21. Ehk siis nagu, jah. Ja, päris keeruline. Aga 30 juuli vist tuleb nüüd Aliga tagasi ja siis ta jääb ka kuni septembri mingi keskpaigani vist. Et neil oli seal kontsert kuskil koos... neil oli vist tuur oli. Ja, et isegi Alil on tööd Eestis. Et jah, et Ali mängib ju trompetit, džassi. Ühesõnaga, ma ei tea, miks ma seda pläkutama hakkasin, aga praegu liigun kontorisse ja... Tere, ei ole ammu vloginud. Meil on siin käes juba juuli lõpp, on 29. Ma olen siin nüüd käinud jooksmas, jälle üritanud
uuesti sporti hakata tegema, et täna me ka just käisime jooksmas, me käisime kõik 4. Melinda oli tõukerattaga ja Penelope oli kärus ja me Hermanniga jooksime. Täna jooksime mingi 3 kilti. Et oleme siin üritanud niimoodi tasapisi. Ja nüüd, kuna ilm on nii mõnus lihtsalt, et chillime siin aias praegu ja varsti Herman hakkas nüüd trimmerdama veel. Aga ma siin väetasin ja istutasin omal lavendli ära, mul oli üks lavendel ostetud. Ja nüüd lihtsalt oleme siin päikse käes, mõnuleme. Praegu on tööasjad on rahulikumad. Aga praegu on üleüldiselt on natuke rahulikum, et see tempo nüüd jälle, et sellepärast saingi nüüd jälle võtta telefoni kätte ja rääkida juttu. Meil on veel ka garantiiremont. Meil nüüd suht iga päev on käinud mingid töömehed kodus, parandavad igasugu erinevaid asju, need sisetööd, peamiselt mingite pragude täitmised ja meil oli talvel ka hakkas laest tuli tilkuma vett. See oli vist kuskilt ventilatsiooni avast katuselt kuidagi oli hakanud tulema läbi. Suure magamistoa duširuumi lambi, ühesõnaga ma ei tea täpselt kust, aga lambi juurest hakkas tilkuma ja siis kipsplaat laes sai ka kahjustada, et siis seda nad vahetavad ja on veel päris palju trepi astmed vahetati ka meil mingi hetk, et siis neid ka nad peavad seal viimistlusi tegemata, et selle viimistlusi peavad veel ära tegema ja nipet-näpet on nagu, et ma arvan, et siin on jagub tööd ikka, ma arvan ikka nädalaks küll. Aga üldises plaanis homme tuleb Hermanni isa tuleb nüüd Eestisse, nüüd ta jääb vist päris pikaks ajaks, et vist jääb oktoobrini. Et ta jääb nüüd vist arvatavasti äkki oktoobrini, algul oli plaan, et septembrini, et tal on Hermanni isal ja Hermannil on kontserdituur septembris. 5 kontserti vist teevad aga nüüd mul tuli ootamatu võimalus minna reisile oktoobris ja siis mis sa siin teed? Mul õnnestus minna reisile, või tähendab, ühesõnaga ongi suht kindel, broneeritud juba, et ma lähen koos Penelopega ja siis Melinda jääb koju ja Hermannil on too aeg ka 3 kontserti, et siis võib-olla siis Ali saab jääda Melindaga siia Eestisse. Et selline täiesti, vahel ma ei saa aru, kuidas minul need niimoodi õnnestub, et tekivad sellised võimalused, aga olen selle võimaluse eest mega tänulik ja loodan, et meil tuleb tore reis Penelopega. Siis ta on juba aasta ja 1 kuune. Nii et, aga meil üldiselt Penelopega läheb hästi. Melinda, kuidas sinul läheb? Sul läheb ka hästi või? Jah. Melinda küsib kogu aeg, millal ta lasteaeda läheb. Et ta on ju aasta aega kodus olnud, et ta tahab kangesti lasteaeda minna. Ja Penelope tahab meil lilli süüa kogu aeg. On nii või? Ta tahab neid lilli süüa. Mis? Võt, sellised update'id vahepeal. Et see oli siis meie juuli. Aga jah, et mul on selline kuidagi identiteedikriis selle YouTube itamise peale, et kuidagi ma tunnen, et ma ei loo mitte mingit väärtust, ma ainult näitan, mida ma ostan ja midagi tarka ma ei räägi eriti ja mul mingit erilist mingit kogemust, suurt kogemust mul ei ole ka jagada minu arust kutseelus või midagi sellist, millega nad siis jagavad, et ma ei tea, mingi haigus või mingisugune eriline olukord elus või situatsioon, et siis et saavad jagada oma kogemusi teistele, et siis seal on ikkagi nagu mingi väärtus. Aga mul nagu ma ütlesin, mul on suhteliselt keskpärane elu ja ma arvan, mul on sellised probleemid nagu igal teisel ja ma ei oska öelda, et mul ei ole nagu midagi nii või siis, ma ei tea, ma pean nagu natuke ümber mõtestama oma seda YouTube itamist ja kas üldse on mõtet edaspidi, et kuidagi see vist on kõikidel olnud, kõikidel YouTube itajatel ma olen tähele pannud, et on mingi hetk tekib see pöördepunkt, et kas on asjal mõtet üldse ja siis sealt edasi kas lõpetatakse ära, pannakse kanal kinni või
siis jätkub see, aga ma vist olen ka seal punktis praegu. Ma ei oska öelda, et mis väärtust ma luua saaksin. Ma ei oska öelda. Igal juhul selline oli meie juuli ja näeme siis, kui näeme järgmises vlogis. Tšau!